Me oleme täna siis sinu ees oma 3. podcastiga ja me räägime täna sellest, kas ma olen endale oluline. Ja sa võid nüüd küsida enda käest, et kui oluline sa endale oled. Ja kui me võtame skaalal 1-10, siis mõtle nüüd üks number ausalt, et kui oluline sa endale oled. Ja üks number. Mis number sinul on? Ma ausõna mõtlesin, et enne saatesse tulekut ma mõtlen selle üle tõsiselt järele. Ja tegelikult tabab see küsimus ikkagi üsna kuidagi nagu teravalt selle koha pealt, et mis mõttes oluline iseendale. Mida see üldse nagu tähendab? Või et noh, et tekib nagu kohe 13 küsimärki. Ja kui panna lihtsalt, et lihtsustame selle nüüd ära, Kaia, mina olen eluaegne ülemõtleja, et ära mõtle üle, vaid lihtsalt ütle üks number. Puusad paneks praegu, ma arvan, 7. Ja ma arvan, et ma jõuan ka sinna 8 piiri peale, et 9-ni ja 10-ni on veel õnneks ruumi, ehk et on arenguruumi. Ja kui sina täna mõtlesid praegu just selle numbri peale, siis ma arvan, et ma alustasin kuskilt 2 või 3 pealt aastaid tagasi, sest kõik olid minust olulisemad. Või võib-olla ma ei teadvustanud seda sellisel kujul, aga ma panin küll praegu kogu maailma endast ettepoole. Kuidas see nii läks? No jupikaupa, päevahaaval. Ei ole nii, et kohe on kõik nagu laualt maas ja teiste asjad on olulisemad naistel. Mehed võib-olla oskavad oma elu rohkem elada. Kuhu see tunne on võib-olla natukene teise koha peal. Ma ei ütle, et nad on kohusetundetud, aga nad vaatavad maailma läbi teistsuguste silmade, läbi selle meheliku prisma, et ma pean kandma ja jõudma ja tegema. Aga naised on sellised hoolitsejad ja sellised andjad ja paraku ajalooliselt on laste teema ja pere teema ikkagi olnud rohkem naiste kanda. Täna õnneks tuleb väga palju selliseid mehi, kes löövad perekonnas ja laste kasvatamisel väga palju kaasa. Mul on väga-väga hea meel vaadata, kuidas järgmine põlvkond ikkagi on kordades targem, kui meie olime. Aga ka seal tuleb ikkagi mõlemal poolel ette seda, et teised on olulisemad. Aga millest see iseenda kõrvalejätmine siis välja paistab sinu jaoks? Minu jaoks sageli ikkagi sellises natukene las minna lähenemises. Ehk siis ma jällegi, kuna ma ju selle ilu ja naha ja tervise poole peal nii palju sees olen, siis väga sageli see tegelikult kajastub selles samas säras ja selles sära puudumises. Isegi mitte nii palju see, kuidas isegi see sära silmis võib vahest juba olla see märk sellest, et kas seal on see enese selline armastus sees või ei ole. Sest kui sa oled ennast päris pikaks ajaks ära unustanud, siis mulle tundub, et see hakkab nagu närtsima kogu see üldine mulje ka. Et sellest looduse võrdlusest me oleme tegelikult juba rääkinud natukene vist eelmises, üle-eelmises osas ka, et kui palju tegelikult see selline enesehoole pool siis seda sära poolt, värskuse poolt, sellist nagu vitaalsuse poolt tegelikult mõjutab. Ja kui palju see enda oluliseks pidamine siis aitab sul nagu teha kõike paremini, rohkem, mida sa tegelikult elust saada tahad. Ja ma võib-olla tõmbaksin siia selle joone, eks ju, et me toimime väga palju sellise sõna nagu peab pealt. Ja me jätame endale suhteliselt vähe valikuvõimalusi. Et meile tundub, et me peame kõiki asju tegema. Iga aastaga aina enam ma viskan välja oma elust kõiki neid peab asju. Ma tean, et peab, aga proovin leida variante, kus ma saan teha neid selliselt, et ma valin neid teha. Ja et ma ei teeks endale liiga, ehk et siit siis võib olla selline küsimus, millele sa võiksid nüüd ka vastata, et kas sa hoolitsed iseenda eest armastusest või hirmust ja kohustusest?
ja ma pean tegema, sest mis siis juhtub, kui ma seda ei tee? See pean on seal hästi tugev ja mina olen samamoodi tabanud ennast nüüd juba pikemat aega sellest pean likvideerimisest ja oi kui kergesti ta siia sõnadesse lipsab, et ma pean hommikul ärkama, et ma pean seda tegema, sinna et tegelikult sa võid absoluutselt kõike teha. Et see endal lubamine, kergusega nii-öelda see lubamine, see mind kõnetab samamoodi ääretult, ääretult palju ja see algab juba sellest samast sõnastusest. ja väga palju asju algab meil sõnastusest, sellepärast et sõnastus tuleneb meil sellest, mida me mõtleme. Ja see, kuidas me mõtleme, see loob meil elu. Et kui me mõtleme peapii pealt, siis tuleb järjest rohkem neid teemasid, mida me peame tegema. Ehk et elu viskab meile kogu aeg ette, et pead tegema, aga palun tee. Aga kui sa valid teha, siis on sul iga kord see teadmine, et ma saan valida, kas ma teen seda või ma ei tee või kuidas ma seda teen. Ja sellepärast on sellistel loomingulistel inimestel võib-olla natukene lihtsam seda peapii kõrvale lükata, sellepärast et ehk et meie ei ole siis nii reeglipärased. Meil ei ole neid kindlaid raame ümberringi, eks, aga kui sa oled hästi jäik ja sa ei paindu, siis on sul päris keeruline vaadata kõrvale sellest, et ma nüüd, mis mõttes ma ei pea, pean ju. Et mingeid asju me tõesti peame terve eluaeg tegema, aga vot need teemad ongi vaja enda jaoks selgeks teha, et ma valin neid asju teha. Mhm. Sest see peab on selline, mis tõmbab kohe sul lukku. Ära siis pahaks pane, kui me siin saates haigutame ja võib juhtuda, et sina hakkad ka haigutama, kui sa meid kuulad, sellepärast et me siin ei tegele mitte ainult jutu rääkimisega, vaid natukene korrigeerime siis ka alateadvuse mustreid. Ja võib juhtuda, et sina siis seda kõike saad kaasa võtta. Toon lihtsalt hoolilt edasi. Lõikan siit seda välja. Peame rahulikud olema. Ehk et see sõna peab on selline, mis kohustab sind ja ta on hästi kindlates raamides. Et sa saad siis vaadata, kuidas sinul selle sõnaga on. Ära siis pane pahaks, kui me siin haigutame, sellepärast et me ei räägi sulle mitte ainult juttu, vaid selle jutuajamise jooksul me natukene korrigeerime ka siis uskumusi ja alateadvuse mustreid ja mingid energiad võivad vabaneda ja minul nad vabanevad siis läbi haigutuste. Nii et mitte ma ei haigusta sellepärast, et hullult igav on, sellepärast et mu keha reageerib selliselt. Kuidas sinul peab? Ma olen seda peapikka kärpinud usinasti juba ja püüan minna tegevustesse ja plaanidesse selle mõttega, et miks ma neid tegelikult teen. Ehk tuua võib-olla rohkem taha seda tegelikku motivatsiooni ja nagu präänikut, mitte seda piitsa nii väga. Sest elu on tegelikult ju jube palju mõnusaid ja toredaid selliseid privileege täis. Kui mõelda kas või selle peale, et üks esimesi tõrkeid võib-olla, mis selle peab ja võib ja sellega võiks ju tulla, on ju tegelikult see, et ma pean ju tööl käima, ma ju pean neid arveid maksma, ma ju pean, mul on need lapsed, ma ju pean neile süüa tegema, ma pean midagi koju nagu tooma, tegema ja nii edasi ja mul on see mees ka veel kodus, ma pean temaga ka suhtlema. Väga palju selliseid nagu väga teravaid ja tugevaid emotsioone. Ja aga kui korraks natukene kella tagasi keerata, miks kõik need asjad, toredused sinu elus tegelikult on, need on olnud enda valikud nagu see ja need on olnud ju rõõmuga valikud. Me oleme ju armunud, unistanud teisest inimesest, on ju, otsinud lähedust ja see on loonud siis nagu selle suhte, loonud need, selle lapsed, need kodu, need pere, on ju, heas mõttes siis kohustused jutumärkides, on ju, mis on tegelikult ju kingitused. Jaa, aga vaata, kui elus on liiga palju peavasju, kui sa oled kogu aeg tubli,
siis sa unustad ära selle, et ma olen seda rõõmuga valinud. Ja kui seda saab kõike liiga palju, siis sa oled omadega ikkagi läbipõlemise ääre peal. Ehk et siis nagu see küsimus, et mis hinda sa maksad selle eest, et sa kogu aeg oled tubli ja tahad kõik asjad korralikult ära teha. Sa tahad olla tubli pereema või pereisa, sa tahad anda tööl endast maksimumi, eks ju, sa tahad sõpradega käia, läbida, sa tahad olla ühiskondlikult aktiivne, sa tahad teha mingeid heategevusprojekte, sa tahad käia, ma ei tea, tantsuringis, laulukooris, no kus iganes, siis sa tahad, et sul lapsed osaleksid absoluutselt kõikides ringides. Siis on ju vaja ühte autojuhti perre, kes lapsi manageeriks kogu aeg, mis tähendab seda, et vähemalt ühel tuleb üks selline pea, mida ta väga ei taha teha, sellepärast et ta tahaks ka minna kuskile trenni või kuskile sinnapoole, nii et ega me ju elus ei lõika niimoodi kardinaalselt kõiki asju oma elust välja. See käib ju tasapisi. Iga päev annan kuskilt järele, iga päev jätan ennast tahaplaanile, iga päev natukene. Ma ei lähe täna trenni, ma parem, ma ei tea, teen süüa või koristan või Mhm. mida iganes, eks. Me tasahaaval anname ennast järgi ja ühel hetkel sind ei olegi enam. Ja see on ääretult kurb, kui sa iseennast nendesse pidamistesse, peamistesse ja Jah, kohustustesse ära kaotad. ja Et sa ei pane ise tähelegi. jah, aga see on ääretult nagu tavaline, et kui ma mõtlen nende naiste pealegi, kes minu juurde jõuavad, siis see enese avastamine justkui ootamatult peeglisse vaadatuna, et nüüd ma olen 40+ ja siin on nüüd toimunud midagi, millega ma nagu üldse rahul ei ole ja ma isegi ei saa aru, mis aja sees see nagu juhtunud on, sest ma nagu mäletan ennast nagu teistmoodi ja nüüd olen kuskil siin, ehk see ärakadumine on olnud kuidagi märkamatu, heidetud nendesse igapäevasagimistesse, teiste ülessetõstmisele ja nii see aeg on läinud. Ja ma arvan, et see ei ole ainult naiste probleem, ma arvan, et meestel on samamoodi, et lihtsalt on võimalik ennast elu jooksul ära kaotada ja muutuda võib-olla siis selliseks inimeseks, kes sa ei saagi aru, et sa oled muutunud selliseks torisevaks ja väsinuks ja tüdinuks ja tahaks olla igal pool mujal, aga mitte kodus, et nii naistel kui meestel on ikkagi seesama probleem. Mhm. Ja ühel hetkel sa ei oskagi enam rõõmu tunda mitte millestkist, sest suures plaanis on meil ju elus kõik hästi, aga me ei oska sellest enam rõõmu tunda. Ja selline kurb, sügav pettumuse noot Jah. ja see on ikka ääretult selline, kuidas nagu see on tõesti ääretult kurb lausa, et kui selline nagu pettumus on enda sees. Jaa, et sul on ilus kodu, sul on toredad lapsed, sul on äge mees, sul on töö, aga sa ei suuda ennast nii-öelda nagu jagada kõikide nende asjade vahel. Mhm. Sa tahad igal pool anda endast maksimumi ja tulemuseks on see, et sa lihtsalt kurnad ennast ära Mhm. ja kust meil need depressioonid ja ärevused ja läbipõlemised meil siis tulevad, vot siit tulevadki. Päev päeva haaval Mhm. me lihtsalt lahustame iseennast kogu selles supis. Mhm. Miks me seda teeme, siis sellepärast, et iseenda peale mõelda on ju isekas. kohe ümisema võttis mind see siin kõrval. Kuidas sul Iseenda. isekusega on? Minu üks selliseid ma olen tegelikult seda iseenda oluliseks pidamist ma olen seda tegelikult harjutanud. Mul on hästi suur rõõm tõdeda, et ma olen saanud teha elus valikuid väga palju, neid, mille osas ma tunnen, et ma teen neid armastusest ja kirest millegi vastu, Mhm. olgu see siis olnud seotud elustiili, eluviisi, elukohaga või oma tööga. Et justkui on seda armastust seal sees päris palju, aga samas, kui ma mõtlen kõigi nende inimeste peale, kes on minu ümber olnud ja kes on neid valikuid näinud, kui palju seal on olnud seda hirmu sees selle koha pealt, et oled sa ikka kindel, et sa tahad seda teha? Kas see sul ikka liiga palju aega ei võta? Äkki see läheb liiga kalliks maksma? Mida sa kõike nüüd teha ei saa, sellepärast et sa nüüd otsustasid seda teha? Ja miks sul seda nüüd jälle ikkagi seda järgmist mingisugust toredust oma ellu vaja oli? Kuid ise seespool tunnen seda, et aga tegelikult see lihtsalt annab mulle nii palju. See siiras uudishimu nii-öelda selle enda kasvu vastu. Võib-olla selline, see on see minu üks isekuse noote tegelikult olnud. See ise
iseenda mõnes mõttes justkui tagaajamine, aga samas, kui ma mõtlen selle peale, et kas iseenda pere mõttes, et millise jälje ma jätan oma lastele näiteks selle koha pealt, et kui nad mõtlevad oma ema peale, et mida tema on elus teinud, millega tegelenud, siis no ma loodan, et sealt ei tule nagu lihtsalt ainult seda vastust, et ta ainult tegelekski kõigega, aga mitte meiega, on ju. Et kas see isekuse või see enda oluliseks pidamine, et ega see ei lähe liiga kaugele mingitest muudest rollidest, mis meil elus on. Et see tasakaalupunkti koht ka selle koha pealt, et ma võin olla endale oluline, aga kui ma iseennast ka kogu aeg kõigist väga palju üle tõstan ja kõik teised nagu lohisevad sul nagu kuskil nagu kaugusest taga, et kas siin on ka see ohukoht või kus see koht on? no jaa, see on see tasakaalu koht. Mhm. Ja see ongi see kõige olulisem koht, sest see on igal inimesel ise kohas ja sina ise saad seda tunnetada, kus sinul see tasakaalu koht on. Aga see on samamoodi nagu lennukiga, et kui lennukis õnnetus juhtub, siis kõigepealt pead hapnikumaski panema ette endale ja alles siis teistele. Minul võttis nagu päris kaua aega sellest arusaamine, et sa ei saa anda teistele seda, mida sinus endas ei ole. Ja me naistena kipume hästi palju jagama armastust teistele, aga kui minu sees enam armastust ei ole, siis mida ma jagan? Siis ma jagan armastuse puudust edasi. Mm. Ja see oli see koht, kus minul käis nagu see klõks ära, et selleks, et ma saaksin üldse kellegile midagi anda, pean ma ise olema täis. Ja siis ma hakkasin otsima neid kohti, kust ma lekin, eks, kust ma annan energiat ära, et kes on need inimesed, kes mind tühjaks tõmbavad. See on või mis on need tegevused, mis on see töökoht, meil on ju kõigil 7 asja, millega me tegeleme, mis on need hobid, mis mulle enam ei anna seda, mida nad kunagi andsid. Võib-olla nad 3 nädalat tagasi veel andsid, aga täna enam ei anna. See 3 nädalaga on midagi minu elus juhtunud. Ärme siis 3 ja 5 ja 30 aastast üldse räägi, et kui sa siis teed samu asju, mida sa oled teinud 30 aastat tagasi, noh, võib-olla on nagu mõistlik vaadata, et miks sa seda ikka veel teed. Kas see on see, mis sulle tegelikult annab sellise sära silmadesse või on see harjumus või lihtsalt sa pole viitsinud midagi muud selle asemel otsida. Et võib-olla, et 30 aastat tagasi alustatud asjad annavad täna ka energiat. Absoluutselt, võib-olla. Et paned nagu täiega, kirega, aga võib juhtuda, et ei anna ja siis me tahame olla tublid, teha kõike õigesti, paneme ennast siia, eks, teeme hästi pikki päevi, jagame, tükeldame ennast Mhm. ja siis jõuame mitte kuhugi. Täpselt nii. Pille, sina suhtled väga paljude naistega ju ka tegelikult, meestega ka, nagu nii-öelda ütleme inimestega Mhm. tegelikult, et kui palju sina näed seda, et tegelikult inimesed, et nad ei usu kuidagi sellesse, et nad on seda poolt iseenda suhtes või nagu fookust ja tähelepanu iseenda suhtes tegelikult väärt? Minu juurde jõuab hästi palju tühje inimesi, kes Mhm. on noh, lihtsalt tühjad. Miski enam ei huvita, miski enam ei kõneta ja neid inimesi jõuab minu juurde ikkagi päris palju. Ja siis hakkame otsima, et kus see pluss siis. Et, äh, et ei ole lihtne hoida ennast tasakaalus, jah. Et me kipume ikkagi, kui me hakkame liiga palju ennast valima, siis hakkab pere kannatama, eks, kui me valime liiga palju pere asju, siis meis hakkab endast rahulolematus suurenema, et see puhul on selline noh, ikka tõeline žongleerijate maailm ja oluline on siin ikkagi võtta aeg maha ja teha kasvõi nädalapõhiselt, et mis olid need asjad, mis mulle selles nädalas väga sobisid, mis olid need, mis panid mind nagu, ma ei tea, ehk et see ei ütlemine tuleb minu meelest siin nagu väga Mhm. oluliselt, et mis on need asjad, millele ma olen siiamaani jaa öelnud, aga nad mind enam nii väga ei kõneta, et kas ma julgen neile nüüd ei öelda. Ma tunnen seda, et kui palju ressurssi enesega enda nagu ülestõstmiseks, enda selle oluliseks teadmisega vabaneb just nimelt nendest teistest jadest. Et kuhu kaob näiteks, kui mõelda, et ei, mul on nii kiire, ma ei saa ma ei saa trenni minna või mul ei ole aega endale korralikult süüa teha või ei, et ma ei saa minna sellesse huvi mingisugusesse kogukonda millegisse uudishimulik olema, ennast arendama, sellepärast et mul on see või teine ja kolmas, aga
samal ajal unustatakse ära, et õhtul 2 tundi veedetakse aega telekas, reklaamipausidel Instat scrollides või noh, igasugused nagu neid vidinaid, mis meil seda fookust täna ära püüavad, tegelikult on ääretult palju. Noh, minul need viimased nagu pea pool aastat tegelikult kodus näiteks televiisorit üldse ei olegi. Ehk mis tähendab seda, et mul puudub isegi võimalus oma aega sinna nagu ära kaotada. Et ma olen nagu justkui selle nii-öelda ühe sellise ajaaugu oma elust ära elimineerinud tegelikult, mis ei tähenda seda, et ma nüüd mitte kunagi mitte kuskil telekat vaatama ei satu, ikka Jaa, satun ikka nagunii, see satud. tore on tegelikult pärast filmi vaadata isegi täitsa. Aga tal ei ole tegelikult nagu sellist regulaarset kohta minu päevakavas. Ja sealt vabaneb ääretult suur ressurss minna jalutama, lugeda raamatut või teha nagu, ma ei tea, teha näole mõnusat maski, on ju. Muide, neid asju saab veel ühendada, noh, raamatu lugemisega, näiteks ma väljas jalutamist, näo maskitamist pole veel proovinud, aga autosõidu ajal küll. Et saab asju ühendada ka nagu nii-öelda sellise enda oluliseks pidamise nagu selliseid nagu nippe. Et aga võib-olla tasub üle vaadata, et kui sa tunned täna, et okei, et ma tahaksin tegeleda küll nagu endale selliste oluliste asjadega, aga kuhu sul see ressurss siis kaob? Et Ja see on ka üks või autosõidu ajal mina täna sõitsin Tartus ja kuulasin ka podcast'i, eks. Ehk et see on see koht, kus me saame mingeid asju ühildada. See on sul vaja enda jaoks ikkagi läbi mõelda ja mina olen tänaseks aru saanud, et kui mul mida mul ei ole kalendris, seda mu elus ei juhtu. Mhm. Et ma jätan sinna küll auke, et elu saaks mind üllatada, et ma saaksin vastu võtta igasuguseid toredaid kutseid ja proovida asju, mida ma veel kunagi teinud ei ole. Aga kõik see enesehoolitsuse pool, et mul on hommikul see aeg, et mul on õhtul see aeg, et ma võtan selle aja iseendale. Aga ma mäletan, kui mul olid lapsed väiksed, siis ega seda aega ei olnud. Et sa said nad suure surmaga kell 11 või pool 12 magama, siis olid ise ka juba kutu, et sa ei läinud kuskile mingeid iluprotseduure või tervisekõndi siis enam tegema, eks. Igas peres on ka lapsed erinevad, on ka perekondi, kus lapsed lähevad kell 9 tuttu ja ongi kõik, edasine aeg on sul sinu oma, eks. Ja siin on ka küsimus, et mida sa selle ajaga siis edasi teed, et kas sa istud ja vaatadki televiisorit, mida sa võid ka teha, või sa siis teed midagi enda jaoks. ja see ei pea olema veinipokaal kusjuures, see enda jaoks Vahel tegemine. võib. Vahel võib, aga see ei pea, ei pea sugugi. Aga mis sulle kuidas sulle tundub, et mida see tubli olemine ikkagi lõpuks meile maksma läheb? Ma arvan, et mingisuguse kõige rohkem võib-olla seda südamerahu kohta võiks öelda, sellepärast et see pidev enese piitsutamine ja kogu aeg millegi tõttu, mis justkui tundub, et on tegemata, selle süüdistamine, see tunne, et ma ei ole teinud piisavalt, võib-olla see koht on, mis võiks paljude jaoks olla teema, see on olnud kaua minu enda jaoks ka, teema selle koha pealt, et kas ma olen iseendale oluline. Vot hea näide, minul on ka 3 last, sa oled ka, sinul on ka nagu nii-öelda suur pere olnud. See endale olulise koht, kui sul on suur pere, sinna sisse on ennast hästi kerge ära kaotada ja siis nagu tundagi see, et okei, et ma nüüd ei ole piisavalt teinud ei oma pereliikmete heaks, ei oma koduse majapidamise heaks. Kui ma olen ikkagi kui ma olen mingi aja nüüd püüdnud siis rohkem justkui kodule ennast pühendada, siis ma avastan, et ma ei ole teinud piisavalt oma töö jaoks. Ja siis ma avastan, et oi, et aga ma ise, et ma ei ole ka ju nüüd mitu nädalat trenni jõudnud. Okei, noh, söömisega enam-vähem, et noh, aga et mingid asjad nagu need piisavuse kohad võib-olla. Et see tublidus ja piisavus ja sealjuures see perfektsus, et kui hästi ma tegelikult südamest tegelikult tahaksin neid asju teha. Et kuidas ma päriselt tahaksin. Ja siis saad aru, et sul ei ole aega, energiat, fookust, tahtmist mingil hetkel. Ja siis see käib nagu lainetab. Ma jõuan vahest ka tagasi selle naiseks olemise kunsti juurde, kus sa ühes kuus läbid 4 aastaaega, mis väga tugevalt tegelikult mõjutab ka seda tunnet, et kui oluliseks ma suudan mingil hetkel iseennast pidada, mis hetkel ma mattun mingisuguse emotsionaalse koormuse alla ja ma saan aru, et ei, et ükskõik, mis ma teen, see kõik on nagunii nagu noh, mõttetu ja vähe ja sellest ei piisa, tegelikult on üldse kõik nii halb ja kõik käib närvidele ja nii edasi, et see kaob nagu üldse, kogu fookus kaob ära või üldse nagu selline see nagu perspektiivisuund. Siin on nii palju nagu neid sügavuti kihti,
aga ma arvan, siis kõige tugevam koht on just nimelt see piisavuse tunne ja see, kuidas me pettume kogu aeg iseendas sellega, me justkui petame oma ootusi iseenda suhtes. Ja kuidas me kogu aeg endale valetame, see on ka nagu see pool, kus me ennast ära räägime, kus me lubame, et oi, ma täna õhtul teen seda või ja siis õhtul vaatad, pekki, ma täna ikka ei jõudnud, hea küll, ma teen homme, on ju. Ja siis ma teen jälle homme ja ma teen jälle homme. Ehk et need on kõik need katteta lubadused, mida sa endale annad ja sellega me peame alati, mina olen seda elus väga-väga palju teinud, ma ei saa öelda, et ma seda täna üldse ei tee, kindlasti teen täna ka, aga kordades vähem. Ja selle koha pealt ma olen küll nüüd, et kui sa elad üksinda või kasinda, siis on sul oluliselt lihtsam ka ennast väärtustada ja ennast tähelepanu nii-öelda nagu ka keskmesse tõsta. Teisekal moel, aga tervislikul moel. Et lastega koos on ennast palju lihtsam ära kaotada. Ega sa ennem ei hakkagi ennast leidma, kui need lapsed sul ikka kaela kannavad juba, on ju. Aga selleks ajaks võib-olla on sul närvisüsteem juba nii palju bussi keeratud, et sul see stabiliseerimine võtab oluliselt rohkem aega. Ja jällegi, mina olin ka 7 aastat järjest lastega kodus. Ma väga hästi mäletan seda tunnet, et ma olin ülikoolis ju õppinud enne seda, eks ju, keskkoolis 11 aastat, et sa oled 16 aastat elust õppinud ja siis sa oled lihtsalt ei oska midagi enam. Muhvigi ei mäleta enam. Täiesti tühi blank ja see tunne, mis mul siis oli see, et maailm on minust täiega mööda läinud, sest vahepeal oli arvuti arenenud, vahepeal oli, no praegu mõtle, mis 7 aastaga juhtub, täiesti teine maailm tuleb, on ju. Et see on nagu see koht, kus on ikkagi oluline jälgida seda, et me ei jääks nagu lihtsalt vegeteerima kusagile. Mhm. Asjad on nii palju muutunud vahepeal, et tuleb ennast ikkagi kokku korjata ja elada selliselt, et elu oleks huvitav iseendale. Ta ei pea kellegi teise jaoks huvitav olema, aga iseendale. Et oleks seiklust, et oleks rõõmu, et oleks nalja, et oleks kergust, et oleks kõike seda elamises. Et see on hästi oluline, sest ma olen aru saanud, et enamus meist ei ela mitte sellist elu, nagu me tahaksime, vaid elame sellist elu, nagu me julgeme. Ja seal on väga suur vahe, et me lihtsalt ei julge teha neid ägedaid asju, sellepärast et need ei mahu raamidesse. Aga kes need raamid pannud on? Kust raamid tulevad, eks ju. Ma mõtlen ise selle peale, et kui ma tahaksin anda mingit nagu sellist või nagu mingisugust head soovitust selle koha pealt, et kus seda enda olulisuse kohta nagu võib-olla arendama hakata või kus seda üldse üles leida, kui sul ongi tunne, et ma tegelikult ma tean, et ma nagu peaks sellega tegelema, eks ju. Või noh, nagu et see on koht, mis vajaks tähelepanu, see peaks ei ole seal üldse sõna, on ju, et ma See on tahan tinglik endale kõneviis. ma tahan endale nagu tähelepanu pöörata, et selleks, et aru saada, et kuhu sul siis see just nimelt see ressurss kaob, seda teha. Et tegelikult vaata hoolega otsa sellele, millega sa üldse tegeled. Mis on see, mis sinu päevasid täidab? Kes need on? Mis need asjad on? Millised on need tegevused? Alates sellest, kui sa hommikul ärkad, kuni õhtul magama minemine välja tegelikult ja seda võib-olla kaardistada isegi sellise nädala või kuu lõikes. Kui mitte nüüd igapäeva kohta detailselt, siis lihtsalt mingisugune selline muster enda jaoks nagu lahti kaardistada, et kus on need kohad siis, kuhu see sinu aeg läheb ja kui palju seal tegelikult on siis sinu enda jaoks seda kohta, kus sa saad ennast näidata, et ma ennast oluliseks pean. Vahest see võib olla nii-öelda nagu sünergiline koht ka, et kui sa ikkagi tegeled arenguga, on ju, siis see juba ongi endale oluline aeg. Mõnes mõttes, sest sa tegeledki iseendaga. Ja. Juba see koht on. Ka see, et sa kuulad näiteks täna seda saadet, võib minna ilusti sinu enda oluliseks olemise teema juurde ja saad nagu linnukese kohe, et näed, et see oli minu aeg tegelikult. Ma võtsin selle pool tundi või 40 minutit, on ju. Ja ma võin selle ajal ju tegelikult koorida ka kartuleid. Ei jää tegemata midagi. Jah, aga ei saa teha selliseid tegevusi kõrvale, mis nõuavad mõtlemist. Kui sa teed midagi uut, siis sa ei saa selliseid asju kuulata kõrvale, eks. Aga minul on ka siin sinu selle mõtte jaoks. Me kõik teeme selliseid to-do liste ehk meil on nimekiri asjadest, mida me peame tegema. Ja see on huvitav teema. Ma ei tea, kas ma rääkisin sellest eelmine kord või? Korraks on see läbi käinud, aga see on lihtsalt nii oluline, et kui sa eelmine kord tähele ei pannud, siis kuula nüüd. Et see on selles mõttes ülioluline, et me paneme sinna 10 asja kirja. Või tavaliselt on seal ikka rohkem kui 10 asja, olgem ausad, eks. Siis sa teed 8 ära ja sa ei ole endaga rahul, sellepärast et 3 või 4 asja jäid tegemata, et näed, ma ei saanud kõiki asju tehtud, mis ma tahtsin. Ja sa ei pea seda
8, mis sa ära tegid nagu üldse mitte millekskiks, Mhm. on ju. Et mina soovitan väga hakata tegema nimekirja asjadest, mille tegemise sa lõpetad. Inimestel on selle nimekirjaga, nad ei saa alguses üldse aru, millest ma räägin. Aga need on noh, ma ei tea, toon sulle siia võib-olla sellise hästi lihtsa näite, et kui sul on piisavalt palju aega, et triikida sokke, siis seal ei ole absoluutselt vahet, kas sa paned jalga triigitud või triikimata sokid. Olen täiesti nõus, sellepärast et siin on perenaine, kes ei trigi üldse pesu, välja arvatud triiksärke. Selle koha pealt mina olin ka selline, kes triikis ja lõpuks ma mattusin selle triikimata pesu alla ja see ajas mind nagu täiega hulluks. Ja siis ma sain aru, et ma võtan nööri pealt peaaegu sirge asja ja panen ta triikimislauale ootama ja kodus jääb ära. Nii kaua, kuni ta ootab, kuni ma teda triikima hakkan, on ju. Ma lõpetasin selle ära, ma hakkasin asju panema kohe kokku, ma hakkasin hoidma tohutult palju aega kokku. Ja mis mitte ainult aega, vaid väga palju oma närvirakke, sellepärast et ma ei pidanud vihastama nende triikimata pesumite peale, et kui sul on peres 7 liiget, siis sa triigid hommikust õhtuni, sest sa pesed pesu hommikust õhtuni. No meil ikka pesumasin huugas 3 korda päevas. Ja siis sa triigid ära ja siis ta paneb selle selga ja 10 minuti pärast on tal see mingi tatiriida ees, on ju, ta viskab selle minema. No aga sinna võib minna aastaid, kuni sa sellest aru saad ja võib-olla sa ei saagi kunagi aru, sest see on sulle nii oluline. Aga sul on mingisuguseid teisi selliseid kohti ja minul nendes mittetegemise listides tuleb järjest nagu selliseid suuremaid asju, eks, et nüüd ma panin sinna, et ma enam ei lahenda teiste probleeme, ainult et igaüks peaks ise oma asjad leidma ja teadma, kus ta varandus on ja ja mis ta elult, eks ju, tahab või sedapidi. Järjest need asjad kõik muutuvad, mida sa enam ei tee. Aga selleks on sul vaja vaadata, mida sa oma päevades teed, Mhm. et saada aru, mis on need asjad, mis ei anna sulle seda ei elamust, ei positiivset tunnet ega lõppkokkuvõttes ka tulemust, sellepärast et naise töö on ju selline, et seda ei pane keegi tähele. Mhm. Alles siis, kui tegemata on, siis hakatakse tähele panema, on ju. Ekraani kaudu siis mustad nõud on väga hea näide, nagu otsa saavad puhtad riided on ka Jah. vahest nagu nii, kui ei ole olnud harjumust, et ka tegelikult teistel pereliikmetel on käed otsas. Et pesumasin töötab, noh, Nii ka et teised tehnika käib võivad nuppudega jah, meil ainult, on ju? jah, ka teised võivad nuppudele vajutada. Mhm. Et muidugi on väga palju väga hästi organiseeritud peresid, ma olen selles ka kindel, aga sellele vaatamata on meil kõikidel asju tegema ja sinu ülesanne on need nüüd oma elust üles leida. Mis on need asjad, mis on täiesti mõttetud, mida sa teed harjumusest, mis sulle täna enam ei paku mitte midagi ja neid asju on rohkem kui 2, 3, 4 Mhm. igas sinu päevas. Ma arvan, et siia sobib lõpetuseks võib-olla üks selline teemajätk, kuhu me nüüd järgmises episoodis tegelikult läheme, et see iseenda oluliseks pidamine on tegelikult ju väga palju seotud meie selle nii-öelda füüsilise poolega, vaimse poolega, mis meie peas toimub, kuidas me ennast tunneme, näeme, kogeme, seesama välimuse poole aspekt, kuidas see kõik välja paistab, kuidas see keha endast märku annab, ehk siis läheme uurime järgmises episoodis lähemalt keha signaale ja ma usun, et me saame siit tuua kindlasti ka paralleele selle koha pealt, et kas sa oled ennast siis läbi aja oluliseks pidanud või pigem tahaplaanile lükanud ja kuidas siis võib-olla sinu keha sellest märku annab? Jaa, sellepärast, et me maksame päris kõrget hinda selle eest, et me ennast oluliseks ei pea, aga me ei saa sellest kohe aru. See võtab aega, sest keha ikkagi püüab viimase hetkeni ennast tasakaalus hoida ja meie füüsilisel kehal on oluliselt lihtsam ennast kogu aeg hoida tervena kui haigena. Mhm. Aga haigeks me mõtleme ennast ikkagi ise ja läbi oma tegevuste ja läbi selle, et me valime kogu aeg teisi, nii et eks neid signaale on päris palju. Aga mis sa arvad, mis sinu elus muutuks, kui sa arvad, kui sa näiteks praegu otsustad, et ma olen juba praegu iseenda tähelepanu ja hoolitsust väärt. Mis sa arvad, mis su elus muutub? Või mis inimese elus muutub, kui ta selle otsuse täna teeb, et nüüd ma nüüd hakkan endale rohkem tähelepanu pöörama, mitte isekusest, aga selleks, et läbi iseenda parema enesetunde teistele, oma perele, oma kallitele rohkem anda, sest no ausõna, kui mina olen närvis, vihane ja kuri, siis minu lastel küll sellest mitte midagi kasu ei ole. Vähemalt ei olnud.
Ja minu kogemus näitas seda ka, et kui mina ikkagi enda unnetunde oluliseks ei pidanud, siis kahjuks minu laste emotsionaalsele heaolule see sugugi kasuks ei tulnud. Just nimelt see rahulikkus või ärrituvus, lühike südametöör ja nii edasi. Et tegelikult mina arvan, et see rahulolu iseenda päevas, see kuidagi selline see sisemine mingisugune väike õnnetunne, ma arvan, et see enda oluliseks pidamisega saab see kasvama hakata. Enda jaoks olen seda nii märganud, et ma tegelikult, kui ma olen saanud endale aega võtta, olgu selleks siis kas või lihtsalt pool tundi raamatu lugemine, et ma tegelikult tunnen pärast seda ennast rahulikumalt. Ehk siis ma usun, et see enda tähtsustamine on just nimelt see kas või lihtsalt see närvisüsteemi tase, mis siit nii-öelda nagu läbi käis praegu, ma arvan, see on selle koha pealt juba oluline. Sest me elame nagu nii kiirustavas tempos ja kui sa korraks otsustad, et ei, nüüd on nagu minu hetk, siis sa tood nagu selle väljapoole elamisse tagasi iseendasse. Nagu enda keskmesse tuled tagasi ja, ja ja see on see koht. see keskmisse tulek on ülioluline ja ütleme nii, et kui sa oled leidnud selle viisi, kuidas ennast hästi keskmesse tuua, mida rohkem sa seda harjutad, seda kiiremini see tulema hakkab, eks ju. Täna ma ikkagi tasakaalustan ennast minutitega, kui ma varem kasutasin selleks nädalaid ja kuid, on ju. Et see on puhas harjutamise värk. Just see rahulolemine, selline vaikne rahulolu iseendaga, et ma tegin ma tegin tegelikult jumalast ägedalt täna. Keegi võib-olla ei tulnud perfektselt välja, aga see tähendab seda, et ma tean, kuidas ma järgmine kord saan seda veel paremini teha. Ja see on see koht, kus me kogu aeg hakkame järjest paremini tegema kõike seda, mida me nagunii teeme. Sest seal on väga suur vahe, kas sa teed süüa sellepärast, et kurat, ma pean jälle tervele perele, et söövad ka nii palju, no ei jõua ära vaaritada, on ju. Või ma teen sellepärast, et mulle meeldivad lapsed, kellel on kõht täis, sest nad vinguvad vähem. No seal on väga-väga suur vahe, kuidas ma ennast selle söögi tegemise ajal tunnen ja tegelikult ka sellega, mida ma selle söögiga edasi annan, on ju. Et me ei tee elus mitte midagi lihtsalt sellepärast, et me seda teeme, et oluline on ikkagi mõnuga teha ja anda seda feeling ut siis teistele edasi. Või et pekki, mul tulevad täna jälle külalised, ma pean hakkama mingeid asju tegema, no tuleb tuttav ette, ma ei viitsi koristama. Ja koristama ja pärast jälle koristama. Ja kui sa selliselt mõtled, siis sa ei saagi nautida seda, et sulle sõbrad külla tulevad. Et noh, nii on elus ja see on sinu valik. Valikuid on meil palju ja ma usun, et need nipid, mida mõelda, mida enda jaoks teha ja sa siit kaasa said, vähemalt ma südamest loodan seda. Ehk siis kohtume juba õige pea järgmises saates ja kus me uurime lähemalt neid kehasignaale, mis siis tänasega ääretult seotud on. Ja Piilu siis Terviseilu podcasti kodulehele ka. Sellepärast, et seal on sinu jaoks üks väga huvitav koolitus. Praegu on üks, varsti tuleb võib-olla juurde, aga me siin jõudumööda teeme, sest tasakaalustame ennast kogu aeg. Et ei läheks kreenist välja ja et me jaksaksime siis pikaajaliselt teha neid projekte, mida me oleme algatanud, sest väga lihtne on öelda, et mul sai jaks otsa. Kohtume sinuga jälle 2 nädala pärast, aga sa võid meile küsimusi saata ja sa sealt Terviseilu kodulehelt on koht ka, kus saad kirjutada, nii jääme toredaid sõnumeid ootama järgmise saateni. et aitäh sulle!